enne kui me sinna suurde Sydney Towerisse läksime, siis ma vaatasin tegelikult seda ka, et siin ooperimaja kõrval on see kuuldus sild, millest on väga palju pilte, videoid, asja. Ja sul on võimalus sinna silla täiesti üles kaare tippu ronida. Ma ei tea täpselt palju see maksab, aga siuke võimalus on olemas. Ooperimaja, näitan seda ka uuesti. Ma arvan, et need inimesed, kes on videoid kauem jälginud, need on näinud. Andra mõtleb, mida see vend jälle jäpib seal. Kogu aeg ainult telefon käes, mis seletab oma ette. Allukad. Aga seal selja taga näe seesama sild. Ma flipin kaamerat, ma näitan. Ma võin sellised kohe panna. Taavi ütleb kohe palju see maksab, aga näe, seal on inimesed. Ja mingi väikeste gruppidel lastakse sinna üles vist. Eelmine kord oli ka, aga eelmine kord me käisime talvel siin. Nii-öelda siis Austraalia talvel. Mul on endast pilt ka, kui ma siin jopega magasin. Nüüd tegin lihtsalt ägedat pilti endast. Mis ChatGPT ütleb? ChatGPT arvab, et päevasel ajal on kuskil $360. Nägu või? Jep. Ja päikseloojang aeg on $400. Ja kui on kõrghooaeg või niisugused pühaperioodid, siis võib veel kallim olla. Päikeseloojang aeg $400. Oi, kurat, käsi väriseb. Umbes siis mingi €200, et sa saaksid ronida sealt tipa-tapa sinna üles, teha paar pilti sellest siin. Ja ongi kõik. Siin on need sõjalaevast paremini näha nüüd. Enne seal Toweris oli, siis oli ka neid näha iga nurga alt. Mingil vennan on isiklik fotograaf siin. Teeb endast pilte. Arctic Story ei näe. Siin üleval on inimesed. Võib-olla saab ikkagi täna majja sisse, sest meie käisime siis saanud. Aga iseenesest, ega siin majas pole midagi huvitavat vaadata, ma arvan. Mul on kõht tühi. Ma tahaks süüa. It's time to eat. Käisime söömas Opera restoranis. No pigem ei olnud restoran, pigem tundus nagu mingi kohviku moodi laadne. Või ma ei tea, mis asi. Suht hea oli, steak maksis $50, õlu maksis $17, pindine. Et kiire arvutuse kohaselt siis ma võtsin steigi ja ma võtsin 2 õlut. See oli siga hea. Aga kokku läks ta siis mingi jämedalt $90. Aga see on üks kord selles mõttes. See vaade maksis 50. See vaade maksis, te ei tea veel, mis vaatest ma räägin. Kui ma leian mõne hea klipi, ma panen sinna selle vaate juurde. See vaade tuli hiljem meie lauda, küsis, kas me võime sinna istuda. See võib-olla ütleb nii mõndagi. Ja minu süda purunes, sest et nad ei vaadanudki mind, nad vaatasid seda, kas nad saavad sinna lauda istuma või mitte. Taavel vähemalt on näljakas, mul mitte. Ja nüüd meie see giid lihtsalt tassib meid ringi mööda kõige kordi räigemaid treppe ja mägesid üldse, mis Sydney vahel on. Kuigi ma ütlesin, et võiks minna Uberiga, ei. Nii et Nii sa ei näe linna. kohtume mäe üleval McDonaldsis. Igaks jooks poetan paar head sõna meie giidi kohta. Google'is Andra 11111. Jätka talle reitinguks number 1, sellepärast et kui meil on võimalus kasutada lifti, et tulla siia silla otsa, siis tema valib trepid. Ja neid treppe ei ole mitte 1, vaid need oli lausa 6. Ja mis me nüüd saavutasime? Me saavutasime selle, et ma näen siit ooperimaja selle külje alt. Ja umbes seal kuskil. Mul nii hea suum ei ole. Kuskil seal on see laud, mille ma loovutasin nendele 2 väga ilusal tüdrukule. Ja ma pidin neile kahjuks tõdema, et ma pean lahkuma teie meeldivast seltskonnast, sest et Taavi ja Andra nii väga ootavad mind siia silla peale. Kas sa ikka teate, et kui te nüüd tahate siit natukene maad kõrgemana minna, et pead mingi 4 sotti makna sellest? Alla on alati lihtsam minna. Ei ole, liftiga ikka, Järgmine asi, mis mind paneb siin pead valutama, on see, et näete seda tule. Mul on ka sükest hotelli vaja. Mis mul on? Mul pole isegi vanni. Mul on lihtsalt duširuum 2 rätikuga. Ja ma ei tea, kas ma isegi tasuta hambapastat saime, see on järgmine küsimus. Aga ei, lahe on. Sydney on lahe. Soovitan kõigile tulla. Saate räiget palju kõndida. Tutikad tossad ka nüüd 1 päevaga läbi lihtsalt.
et noh, tuul on kõva ja mis seal ikka, selles mõttes ikkagi 24 detsember on, jõulud on. Ja jõuludeks täna verivarsti sööme, sõime steiki. Homme on sült. Homme on sült, ma ei tea, kus sa saad seda ainult. Sõber Pertis annab sinna minna ja samas jõuaks ja lennukiga läheks. Hiljem tuleks tagasi, võtaks siit auto ja sõidaks siit tagasi sinna farmi. Ja vaat see oleks haige tipp, mida seal farmis rääkida. Aga selle teeks lebu ära ka ju? Noh, kogemata. Ainult mingi teisel poole Austraaliat. No jah. Ühesõnaga, ma ajan teid sammu uudistega. Et mul see minu keel ei loe, millega pärast see leib sammulugeja kinni, aga Taavi keel loeb, neil on liiga palju juba. No muidu siuksed koledad kohta linnas ei näita, aga vaadake seda. See on seljatugi ja siis sa saad siit nagu tõmbad viiende sisse ja põhimõtteliselt vesi jookseb või. Ühesõnaga käigukangiga saad vett liigutada päris palju. Kuna minule isiklikult klounid ei meeldi, siis see nägu siin mu selja taga on üks kõige kuradi õudsamaid asju üldse, mis see kuradi sitis püsti pandud on. Ja kuna täna 24. detsember ikka, see park on suletud, siis ei pääse. Me võime asi homme tagasi tulla, aga mitte jala. Homme on see suletud. Anne. Täna oli lahti. Ülehomme? Ülehomme on lahti. Ja siis me tuleme ülehomme. Sellepärast, et Austraalias on 25, sama mis meil on 24. No siis me tuleme ülehomme jah, aga mitte jala enam. Ma loodan vähemalt. Ujudus? Ma pean kaamera ümber vaatama, sest neid nii kiire said kokku võtta. Seal on oopermaja, näe, seal oopermaja kõrval on söögikoht, kus meie sõime. Me tulime sealt piipa, tappo, terve selle maa. Siis ma kõitisin sealt 6 treppi üles, et tulla terve see maa siia. Ja siis ma tulin trepist alla ja siis ma tulin siia selleks, et näha koledat klouni ja see on ka suletud. Ta ei ole ju ilus. Vähemalt mulle klounid ei meeldi. Aga tossud saavad ilusti sisse kõnnitud. Näed, tallad juba kuradi mustaks saanud. Ei ole hullu. Vähemalt tagasi jala enam ei lähe. Tagasi me läheme selle veetaksoga, kui see kunagi tuleb sealt kuskil vee peal alles. Tahab mingi pubi otsida, pani jõulu võtta ja nii see õhtu täna läheb, et kell on juba, mis ta on siin, 7:30. Me peame alla tagasi peame. Miks? Ma ei tea. Aeg on ju. Või juba nii juttu käis. Andra võttis lihtsalt selle kõige kiirema veesõidu ka meile, et nagu... Mis oli? Mõttes nagu me eelmine kord sõitsime, kui ma Mari-Liisi ja Martin käisime mingi tund aega, et seda klouni näha. Ja nüüd me sõidame 30 sekundiga üle vee ja see on nagu see nähtud tehtud. Kui sa tahad, Sul oli kiire. Ei, mis kiire, mul on vetsus käidud ja tegelikult pubis see on küll kiire, jah. Kui härral on vaja neid tosse sisse kanda, siis mida härra teeb? Joob diivanil õlut. Ja on alati, et kõnnin mööda tuba, et tossad sisse kantud. Mõtle, kui ma nüüd peab pubisse minema ja hakka parba sõõruma. Mida sa teed? Või on vaja joosta? No, meil selles mõttes korist jääb vaiba tagurpidi maha. See ongi see teema, et sa võid see kinni jääda ja kukkuda, kui sul paljad ära. Jah, see on päris aus. Pärtel küsib, miks see kummiga on. Ma ütlen, vaata seda, vaip on tagurpidi. Noh, see ei heiduta. Täiesti lambine ja nagu siuke ebaoluline asi, aga vaadake, kui sügav see kraanikauss on. Kas te Eestis olete neid nii sügavalt ka? Ma võtan nagu õllepurgi, vaadake. Jumala hea, naine tuleb. Teed süüa või jaa, teen süüa, vaatad telekat, võtad siit, tõmbad rutt ära. Peitu. Peitu tagasi, teine asi. Pane siia punn, terve kast mahub see peitu. Noh. Ide. Ja pane siia alt mingisugune asi peale, et
Pole näha, pole näha. Päris haige tegelikult. Kuradi see on ikka isokraani kauss ju. Ahi, mida me mitte kunagi ei kasuta. Pliit, mida võib-olla kasutame. Peegel. Hakkad süüa tegema või? Fäss, ma ostsin kuradi külmatud burgerid mul. Mikrolõnahjust piisab. Aga no jah. Kannan tossused endiselt sisse veel. Nüüd on ei pea, nüüd saab jooksma minna. Vaatama nõudepesumasini küll. Taas objantida. Nüüd on küsimus selles, et kas meile neid ka jäeti või? Nõudepesutablette siia. Ei, muidu korter jumala aus. Telekas läheb pisike, aga muidu pole hullu. Otsima väheke, leiame need kuradi nõudepesutabletid ka. Siis oleks täitsa jaa, nihui essi, kus on nuga või? See pigem on suur nuga. Kolistan siin kuradi keset õhtut. Väike prüginurk, mis seal ikka? See on ainus mure, et see külmikuks on nagu... See ei jää kinni, on üks asi. Mis on paha. Ja Davidst see külmkapp on kõige soojem astme peal. Ja meil ei ole mitte mingit varianti seda külmemaks keerata. Vaatame alt ka. Täna on 25. detsember, jõulude teine päev. Ja me otsustasime, me alustame päeva sellega, et me tuleme SeaWorldi. Aga praegu hetkel on inimesi nagu palju. Ma ei tea öelda, et isegi vähem kui muidu. Ja nad suudavad nii närvimend juba ajada, sellepärast, et ma ei tea, näiteks suurelt on see enam kiri, et flashi ei tohi kasutada ja kaladest pilti teha, siis nad teevad flashiga pilti ja trambivad mingit ossada otsas. Nii et vaatame, kui vähe rahulikumaks jääb, siis saab rohkem näidata. Ma tüljest. Näe, tuleb. Mis veel on? Mis asi see on? Tüljest. Pigem marsk või? Võimalik, jah. Päris kole. Vessi sööb mingi spinatit. No veits on suur, ütleme nii. See on mingi oma 20 kilo. Ägedalt suuga ees mingi kuradi maastsa reis. See kalapoeg nii oma sõber. And then drop down onto that food. Now we'll be on that for around 5 to 10 minutes. It's been a bit of a munching bit today, so we probably will come up again before I finish this talk. So, as I was saying, we've got to a healthy, strong point, 3.5 years old around. Neil on hilja ja just tahtsin näidata seda kalaga. Me tavaliselt ise püüame jääst, aga see on umbes 5 korda suurem. No näiteks siuke. Näeb välja nagu koger. No mitte päris. Mitu kilo see umbes kaarda võib, neid ka on. Need on küll 20-st paisida. 20-30 on. Paar haid ka või? Mitte haid, siin on 3 on nüüd või? Rohkem või? 3 või 4 näeb vist isegi. Teisele poole sinna Torussi minema äkki sealt saab on hea video. Siit poolt ma ei jõudnud rahvast umbes peale. Tore on äge. Siuke
Magic Vibes, näe nüüd tuleb üks siit. Väike kala. Tuleb ka järgmine. Tohiks siit läbi tulla, vaataks selle hambaleja kohe üle. Mina enda hambarste pilguga ütlen, et tuleb siit jah. Nüüd ilus kala ei ole, mis ma ikka öelda oskan. Ja nüüd on jälle see teema, et kus on neid pätakaid nii palju seed. Andra tõi meid selle. See on ju ka skämm ju. Ma mõtlesin, et me ikka saame neid siin kuskil Kalju serva peal näha. Keep your eyes peeled, guys. We've had reports of 15 engines spotted on the national air. No neil on ikka kopp ees, et need filmitakse, ma arvan. Raputavad pead kõik, vaata. See on ju see. See ujub meiega kaasa, see on raudselt Madagaskaris. 3 viinevad trassi ajavad kogu aeg. Ei, muidu see raid on väga fun. Ütleme nii, et raigelt külm on. Siin on mingi miinus. Ja teine asi, siin haiseb jõhkralt kala järgi. Olete rahul, et paadiga saab sõita või? See on üks Etiga sõita. Jaa, skuutriga. Vaata, inimesed saavad meid vaadata, ole uhke. Sa oled üks vaatamisväärsustest. Tüübil käib kael mingi 800 kraadi. Kui Andra tahtis pingviinidega pilti näha. See võiks olla nende loomulik värv, aga ei ole. Oi. Pisikesed haikalad. Väga ilus teevägre. Sit down. What they do usually eat is what we call carrion, so things that have been deceased already. Or they will take things down that are compromised and not doing too well, so it's not too much of a fight. Now, Tasmanian devils are a solitary species, so they are... SeaWorldisse ei käidud, et tulime Austraaliasse kängurusid vaatama, sest et me ei ole poole aasta jooksul ühtegi känguru veel näinud. Kokkuvõttes väga vahet ei ole, mis liikud on. Känguru on kõik samasugune, suures pildis. Me leidsime selle loomaaia kõige väsinuma töötaja. Ta on väsinud, et kõik inimesed seda vaatamas käivad. See on lihtsalt selline maala külne. Time to jääb. SeaWorld oli lahe. Wildlifi ei soovita. Väga väike, väga vähe vaatamist. David täpselt sama. Mitte midagi seal selles mõttes vaadata pole.
aga kui sul juba pilet olemas on, siis käi muidugi läbi. Aga jah, midagi väga uhket ja vinget ei ole. Et nüüd istume siin kuskil kasti otsas ja mõtleme, mis me edasi teeme. Just sain teada, et kui sa jõuludaeg tahad väljas süüa, siis pead 15% maksma juurde. Kõik pühad. Kõigile asjadele. Kõik pühad ja kõigile asjadele. Kõik pühad. Kui sa käid püha ajal väljas söömas. Nii, kui ma lähen õlut joomas, ma maksan ka 15%. Suht hea, et ikka eile kast sai ära ostetud. Kuradi, ma päris siit, ma ei tea, kuidas täna teha. Täna ei taha nagu kuskil minna. Tegelikult minust nädalavahetus. Täna ei olegi midagi väga avatud. Kas ta siin, teil ei ole see Outleti street ka nii avatud? Kinni. Teeme siis. Naudime oma seltskonda. Suht igav. Põhimõtteliselt järgmine jõulupuu, Dolce Gabbana jõulupuu. Eelmine puu on seal nurga taga, mis on vist Sydney kõige suurem. Ma ei tea väidetavalt, jah. Jõulukaanist, seda on sama suured kui jalgpallid. Suuremad veel, need on need vaat kummipallid, meil peal saad hüpata kodus. Vesi aeroobikat teha. Aga ei, vinge. Kuidas sa tahtsid puuli? Puuli. Küsi selle vesti konna käest, kas ma võin minna? Kindlasti võiks. Aga siin käib mingi hull teema, kõik tahavad jõulupuuga pilti teha. Ma ei taha. Nende jõulude headega on tehtud. Nii veider, kui see ka poleks, sest me kõndisime lihtsalt mööda tänavat. Nägime seda vinget kirikut, mis näeb tõesti nagu ülikõva välja. Ja mõtlesime, et kui juba, siis juba käime sees ka ära. Ei, vinge, sest näeb pull välja. Küünalt ei süüdanud. Ei olnud $2. Vaesed. Oleks nüüd 5 panna. Jah, see oleks ka variant. Liiga palju head ei tohi ka teha. Aga ei, jah, käidud, tehtud, nähtud. Jälle järgmine koht. Jumala vinge, need on aastad. Minge vaadake, nähke. Et nüüd me otsime süüa, aga kuna siin jätkuvalt on mingi see pühade värk, siis me ei ole leidnud kohta. Neid kahte. Kas te olete uhked enda üle või? Selles mõttes, et juhuslikult juhtumisi meie see booking sai ka võetud nii hästi, et vastastänav on Oxenford Street. Ma ei teadnud, mida see tähendab eile, aga kui üks kohalik küsis mu käest, et kas te olete seal käinud ja kas te teate, mis tänav see on, Staavi guugeldas. Ja siis tuli välja, et see on üks tore tänav, kus mehed hoiavad käest kinni ja teevad kõike muud. Ja seal on väga palju pubisid neile mõeldud. Taavi soovitusel ma pean näitama teile, et me tellisime raamenit. Kõht on räiget tüü. Esimene amps oli päris hea. Eestis olen mõned kord proovinud. Ausalt pole veel. Siis võtsin mingit porki ka, mingit slaisse. Ja siis üks külm õlu. Ja siis Taavi ja Andra võtsid endale mingit teist. Ja ma ei tea, mis asi teil on seal? Siin on pelmeenid. Pelmeenid. Sul endal ka? Need on porkiga. No meil on ka porkiga pelmeenid. Aga hapukord saandki ju. Hapukord ei saanud reis. No jah. Testime siis, kui ta on. Okei, see on suht aus isegi, see on mingi konkreetne Jaapani arcade place. Siin on nagu leidsid tuulesid vilesid. Minu isiklik sportlik huvi on, kui kaua sa jaksad siukses kohas vastu pidada selle lärmi ja kõige sees nende tuledega. Mingit koine insertida, mängida VR-iga. Kurat, see võib ka segada, see on VR-iga.
Nii, 2 asja korraga. Esiteks jutt lihtne. Täna ei ole väga palju midagi filminud, sellepärast et suht kehva ilm on olnud. Pluss täna on 26. ja me käisime shoppamas. Mis on minu jaoks päris õudne tegevus, sellepärast et ma väga ei viitsi shoppamas käia. See on väsitav ja see on kulukas. Aga nüüd on kell... Sa ostsid kõige rohkem. No sellest ei pea kõigile rääkima. Ma ostsin sellepärast, et ma lihtsalt tulin ka kaasa, ma tegin midagi. Teie venitasite kõige rohkem aega ja te praktiliselt ei ostnud mitte midagi. Aga jah, nüüd on jõudnud kätte õhtu, kell on 5. Meie lähme Luna Parki, mis on Sydney siis kõige uhkem, kõige kuulsam lõbustuspark. On selle kolede klouni näoga. Ja seal peaks olema süüke atraktsioon nagu on Stranger Thingsi oma, mingi Theme Park, mida mina tahtsin näha ja ma loodan, et see veel toimib ja sinna saab. Nenni ja tasu. Palju vipp maksab? 85. Kas me tahame olla vipid? Ma ei tea, lampsad ma... Siis me ei ole vipid, siis me oleme tavalised. Üliaus. Nüüd kuulake Pätsenit. Ära piinatud mees tuleb seal. Lähme koju. Räägi nüüd oma emotsioone. Miks me koju lähme? Kas sulle ei meeldi nüüd? Silmad lahti ja samal ajal tuleb just maad. See nagu asi liigub maast nii kõrgelt. Sa lööd oma varbad ära. Sa nägid? Minul oli väga hea. Ei, mis sa lehad on? Vist ütle, mis sa lehad.
see üleval rippuma ja igatahes see on täiesti mõttetu olla ja ma pean jälle uuesti alustama. Ühesõnaga, teine tiir veel. Ta on full kaine nüüd. Nüüd on Andre kord. Ei. Ma olen nüüd professionaal, ma olen ametlikult käinud kõige rõvedama asja peal siin. See on lastele, tegi. See on sulle, Andre. See on lamp. Väga hea. Väga. Me proovime, mis sinna saame. No viimane koht, kui sinna ei saa, siis tuleb olukorda minna. Ei ole, see on päris hea. Tähtsa laulu. No nii, katsume siis sedapidi seda videot toidi rääkida. Aga eile lõpetasin mina enda vlogimise siis äkki Lunapargist alates ära. Et mingisugused videod on meil seal veel, mis mul Taavi pidi saatma. Et siis need tulevad ka siia videosse ja neid saate siis näha. Et ma ei tea, kas te näete siis neid enne seda klippi või pärast seda klippi, eks siis paistab. Ja ühesõnaga, point on see, et kuna ma ei ole eriline võib-olla siuke kõrguste ja atraktsioonide fänn, siis ma ei olnud väga vaimustuses sellest, et Taavi mind igale poole siis mingitele kõrgetele ja suurtele nendele Tivoli värkidele veab. Aga ma ikkagi käisin, tegin. Et üks neist oli siis mingi Ameerika raudteelaadne asi, mis iseenesest algul tundus päris väike, aga tegelikult oli ikkagi reitsilt kiire. Ja näitan vahepeal sulle vaadet, ma ei tea, kas sa näed, päike paistab. 8. korrus meil siin. Aga ühesõnaga jah, käisin, siis sõitsin sellega, sain nii-öelda enda hirmust võitu, polnudki kõige õudsem. Aga üks rõve asi oli siis see, kus siuke istud ringratast on ja siis ala on ja sul on siuke asi, mis hakkab nii siis üles-alla käima ja siis ta lõpuks teeb 360 mida iganes. Et see oli küll päris karm. Ta jäi nagu vahepeal õhus seisma ja tegi seal igast muid trikke. Et see mulle ikkagi lõpuks, ma tegin tere, aga ega ta mulle ei meeldinud. Ja võib-olla selle Stranger Thingsi teemapargi kohta oskaks nii palju öelda, et ta on äge, aga mitte midagi erilist. Et kui sa nagu mõtled, kas ainult selle pärast tulla Sydneysse või ainult selle pärast minna Lunaparki, siis ma pigem arvan, et ei ole mõtet. See maksis vist mingi $57 pilet. Ja selles mõttes jaa, okei, programm oli nagu lahedalt üles ehitatud, et seal ongi, lähed sinna kuskile laborisse sisse. Sul on näitlejad, kes teevad sulle selle asja põnevamaks, sul on erinevad ülesanded, mis sa seal lahendama pead. Aga see kogu programm on nagu ülilühike ja siuke üliväike, et hästi ruttu sai läbi ja ma ei tea, kuidagi siuke lahja oli. Et lõpus see siuke teemapargi osa, kus seal siis oli see Villi kodu, see elutuba tehtud, see lõi vinge ja siis seal oli Vekna kuju ja siis see
mingisugune pubi Stranger Thingsi teemaga, mingid mänguaparaadid, asjad. Et see oli nagu vinge. Muidugi ülihea, et ma ei näinud, et mul soeng nii räiget lappes on. Aga jah, selles mõttes, et eilne programm oligi siis. Käisime Lunaparkis, siis peale seda läksime pubisid otsima. Et Taaviga leidsime ühe, käisime seal sees ära, tundus päris okei. Et algul jäime seal õlle, võtsime sööki. No sellega oli üldse huvitav, nagu tellisin söögi endale ära, vaata. Ja sööki jõudis kohale. Ma jõudsin põhimõtteliselt juba peaaegu söögi lõpuni süüa ja õlut ikka lauas pole. Siis mõtlesin, mis asja. Siis käisin küsimas ja sellega oli mingi räige kamm, sellepärast et see pubi on nagu 3-korruseline niimoodi, et all on siis siuke spordibaari osa, siis teisel korrusel on siuke lounge, normaalne siuke söögikoht, saad tiksuda seal, me olime teisel ja 3. on ööklubi. Ja siis kui sealt nagu lauast QR-koodiga tellid endale süüa, siis see vist tuleb esimese korruse pubist, aga seal läks midagi lappama neil, et söögiga pandi natuke asja pange ja pandi joogiga siis ka pange. Et lõpuks me need õlled kätte saime, edaspidi enam QR-koodiga ei tellinud, käisime, võtsime otse baariletist. Et jällegi mingi siuke koht, kus hästi palju oli siis siukseid teisest rahvusest inimesi, et mitte austraallased, vaid need, ma isegi tea, mis nendes õige on, kas mingi moslemid või no ühesõnaga mingid India või kust iganes maalt need pärit on. Et neid oli küll väga reitsib palju seal. Ja siis jah, peale paar jõulut tekkis idee, et võiks ju edasi minna vaadata veel, kuigi kell oli juba suht palju tolleks hetkeks. Siis Taavi arvas, et jaa, et miks mitte, et lähme vaatame. Andre läks koju magama või noh, me tulimegi koos koju tegelikult, sest et meil on ainult üks korterivõti. Et siis mul praegu sõnad niimoodi läksid meelest ära. Ühesõnaga, et tulime kõik koos koju. Andra jäi koju, mina vahetasin riidid, et kindla peale välja minna, et kui me kuskile edasi läheme, et siis ma kuskile sisse ka pääsen. Ja siis läksime edasi, et esialgu suundusime sinna samasse pubisse, kus me olime. Mõtlesime, et me läheme sinna 3. korrusele klubisse siis edasi. Aga otsustasime, et ei, et ikkagi ei lähe, et lähme vaatame seda, mida Karl soovitas, see sidebar. Kohale jõudes järjekord oli mega pikk. Mõtlesime, et okei, ma ei tea, et kas hakkame minema või ei hakka, aga siis lõpuks ikkagi otsustasime, et vahet ei ole, kui me juba siin oleme, et siis lähme käime ära. Siis järjekorraga jõudes turvamehe juurde kõige naljakam oli see, et Taavil olid musta värvi dressipüksid ja ei öeldud mitte midagi, öeldi mine edasi. Minul halli värvi lühikesed need Tommy Hilfigeri dressipüksid, dressilühkad on ju. Ja täpselt sama värvi pusaga peal, nagu full set lihtsalt. Ja turvamees küsis teise turvamehe käest, et kas nii on okei, kas mind lastakse üldse sisse. Ma olin nagu, wow, mis asja, okei. Aga ei, sisse lasti. Ma ei mäleta enam, mis see pilet maksis, aga ei olnud mitte midagi kallist. Ja rahvast oli reitselt palju, no ikka väga reitselt palju. Ja ütlen ausalt, muusikavalik ülikõva, nagu mulle meeldis. Vähemalt oli koht, kus nagu päriselt ka mingid häid remix asja lasti. Jookid, nagu ikka. Selles mõttes ei olnud mingi meeletult kallid, ei olnud ka odavad. Et läksin üle kokteilide peale, ei joonud enam õlut, võtsin vana hea eestlase vaibi topeltrumm koolaga. Mis ta maksta võis? Pakun puusalt äkki mingi $30. Ehk siis siuke 15 eurot äkki oli kokteil. No see oli topeltrumm. Et kui sa tahad nagu tavalist trummikoksi, siis see võis olla seal äkki mingi, ma ei kujuta, 10 euri või midagi siukest. Et noh, jookid kõige odavamad polnud. Aga ei, olime hommiku põhimõtteliselt sulgemisena välja, mis see kell võis olla, mingi 4 äkki või koju jõudsime mingi 4:30 midagi peale, sest et sealt jala tulla suht palju, ei hakka mingit taksot asja võtma. Ja nüüd siis oligi, kuna uni oli hea, siis mina magasin põhimõtteliselt päeva maha, et ma siin Netflixi asjadena toas vahtinud YouTube'i ja TikToki ja ei olegi suurt mitte midagi muud teinud. Taavi ikkagi võttis jalad alla ja läks Andrega ookeani äärde siis jalutama ja ma ei tea, kas nad käisid seal Bondi rannas ja ütles, et ta oli isegi varba ookeanisse pistnud, aga ikkagi suht külm on. Et läks siis sedapidi seekord. Aga no ei ole hullu. Vaatame.
täna on veel pool päeva ees, et saab miskit teha ja homme hakkame tegelikult tagasi siis Warreni poole sõitma, sest et 29. on tööpäev. Kiire poepeatus veel ja ongi aeg tagasi farmi poole sõita, et saab see puhkus läbi. Läks päris kiirelt. Palju siis oli? 23, 24, 25, 26, 27. Täna 28, täna on 6. päeva. On ka nii palju meil vaba aega olnud. Huvitav. Sest et 23. me saime minema ja tulime ju... Ja, ei, kõik klapib ikkagi. Ma korra jäin mõtlema, mis värk siin sellega oli. Aga aeg lendab ikka liiga kiiresti. Homme on juba 29, homme on juba tööpäev, et päris julm. Tahaks veel nagu puhata, magada veits. Teile tegelikult oligi mul siuke lebopäev, ma ei teinud mitte midagi, ma lihtsalt vedelesin korterist, tellisin õhtul pitsat. Mõtlesin, et lähen õhtupoole äkki välja, ei läinud, vaatasin Stranger Thingsi, jälle need uued 3 osa, mis jõuludaega välja tuli, ülikõva, soovitan kõigile, kes veel ei fänna, minge uurige, mis asi see on. Et see teemapark ka, kus me käisime, sain paar head pilti seal, panin Instagrami. Jah, seda võib-olla oleks olnud äge näidata, aga seal öeldi kohe ära, et filmida ei tohi ja pilti teha ei tohi sees, nii et kahjuks ei saanud näidata midagi. Aga jah, siuke 6-7 tundi sõitu ootab ees. Et hetkel panin Taavi tanki. Taavi sõidab, mina saan vedelda, puhata ja hiljem siis võtan ise selle sõitmise üle, ma arvan. Teised praegu läksidki veel korraks kuskil outleti kiiruga. Nii et noh, kõik need päevad oli aega osta endale asju, nii nagu mina tegin. Aga nad avastasid alles nüüd, et neil on ka mingit ossasid vaja, nii et las nad siis ostavad. Mina käisin, vaatasin kiiruga, äkki ma saan endale halli värvi või musta värvi dressid. Ja ma vaatasin 2 kindla tooti oma, kummaski outleti poes ei olnud. Tegelikult vaatasin Nike'i oma, aga Nike'il ka ei olnud, nii et jäi ära, järelikult siis ei saa. Ütleme nii, et sellega muidu on normaalne sõita, aga maanteele minna on vähe sketsi, sest et need peeglid on nagu need on, siit väga palju selja taha ei näe, ta on kõrge ja mõtled küll, et ta võiks olla kitsas, tegelikult ei ole väga kitsas, et see on üpris lai, aga no ma arvan, et pole hullu midagi, saab hakkama, selles mõttes sõita on sellega suht sama nii nagu Heederiga. Et siit nii puhkust sai läbi, nüüd siis uuesti töölainel. Vaatame, mis uut ja huvitavat meil siis see nädal toob. Ja mis uut ja huvitavat toob meile järgmine nädal, mis siis paistab.